Minu nimi on Tarvo Valker ja olen ma selline harrastuslinnuvaatleja, kellel ühtlasi hobi on saanud ka elatusallikaks. Juhendan loodusretki ja kirjutan erinevaid loodusartikleid. Ja nüüd enam kui aastapikkune meeldiv koostöö Varaku kirjastusega on päädinud jälle ühe uue eestikeelse linnuraamatuga. See sari on Varaku lugejale kindlasti juba tuttav. Tegu on Rohelise Eesti nimelise sarjaga ja siin nüüd on vast ilmunud raamat Eesti röövlindudest. Mis mõttes ta nüüd on eriline? Ma rõhutaksin siinkohal kõige enam vast seda, et kui linnuraamatuid ilmub Eestis suhteliselt palju, siis enamasti need raamatud on tõlkekirjandus ja koostatud näiteks mõne Lääne-Euroopa autori poolt ja need tihti vajavad sellist oludele kohandumist. Aga see konkreetne raamat jutustab just Eesti röövlindudest Eesti võtmes. Et ühelt poolt on ka raamatusse kaasatud ainult Eestis esinevad liigid ja teisalt ka kõik need kirjeldused lähtuvad Eesti oludest, et kui palju neid siin elada võiks ja kuidas neil siin täpsemalt arvukus on muutunud. Ja kindlasti on ta selles mõttes eriline raamat, et esmakordselt kuskil linnuraamatus kajastatakse ka meie rõngastamise taasleide. Et siit raamatust võib näha ka seda, et kuhu need röövlinnud, kes meil on rõngastatud, oma rännakutega välja jõuavad. See raamat erineb nüüd kindlasti oluliselt määrajatest. Määramine on selle raamatu üks osa. Ta ikkagi tutvustab ka nende röövlindude elukombeid, kaitseprobleeme, arvukusi muutusi Eestis, rännet, eluiga, nii et ta kindlasti mitmes mõttes on selline harivam kui tavaline linnumääraja. Aga kindlasti tahaksin veel rõhutada ka seda, et väga suur roll on kindlasti sellel raamatul selline hariduslik aspekt, et tegelikult ju röövlinnud on ajalooliselt olnud inimeste seas pigem sellised põlatud linnud, et nõukogude ajal toimusid koguni mitmetes Euroopa riikides kullisõjad ja neid linde hävitati kui kahjulikke liike. Nii et selles mõttes on see selline omamoodi uus ajamärk ja ütleme röövlindude taas au sisse tõstmise etapi loogiline jätk.